10 aastat tagasi muutusid Maci erinevad rüperaalid nii loov- kui ärivaldkonna töötajate seas väga populaarseteks. Kena disain, suurepärane jõudlus ja tolle aja kohta suhteliselt kerge kaal muutsid need sülearvutid paljude jaoks standardiks. Juba aastaid on paljud tootjad, näiteks HP, teinud samadele nõudmistele vastavaid seadmeid. Tänane episood võrdleb kahe masina, Maci ja PC erinevusi ning ehk aitab sul otsustada, milline peaks olema sinu järgmine sülearvuti. See on 13-tolline MacBook Pro. Mitte viimane mudel, aga hinnaklassilt sama, mis HP. Mõõtudelt on need kaks väga sarnased. MacBook Pro on 30x21 versus HP 32x21 cm. Paksust on HP'l 1,69, MacBookil veidi vähem, 1,49 cm. Kaal on sisuliselt sama, 1,35 HP'l ja 1,37 kilogrammi Macil. Välimuselt on need kaks samuti väga sarnased, aga HP peidab enda disaini näiteks hinged, mis muudavad viimased tahvelkompuutriks. Mac seda teha ei oska. Mõlemal seadmel on i5 protsessorid. HP oma küll oluliselt uuem, 8. põlvkonna 8250U versus Maci 6. põlvkonna 6360. Mõlemas masinas on 8 GB RAM-i, mis on emaplaadi küljes kinni, tähendades, et seda uuendada ei saa. Aku elueaks märgitakse HP'l kuni 17 tundi ja MacBook Pro'l 10. Kuidas aga jõudlust mõõta? Iga inimese tööpäev on nii erinev, et peame kahjuks leppima sünteetilise testiga. HP Cinebenchi tulemused on veidi kõrgemad tänu uuema põlvkonna protsessorile ja GPU-le. Kui aga töö sisuks on tabelite täitmine ja e-kirjade kirjutamine, ei oma viimane jõudluse osas suurt tähtsust. Mis aga on oluline, on võimalus seade ühendada erinevate tööriistadega nagu monitorid, kõvakettad ja projektorid. Milliseid sisendeid kumbki masin siis pakub? Külgedelt vaatab MacBook Pro'l vastu väga tagasihoidlik seadistus. Ühel küljel on 2 tüüp C pistikuga Thunderbolti, teisel pool üks 3,5 mm klapiauk. HP sisendite ja väljundite kogus on aga muljetavaldav. Tüüp A ja C pesad, HDMI ja klapipistik ja nii edasi. Kuidas ekraanid on? MacBook Pro 13,3-tolline ekraan on kena, veidi suurema eraldusvõimega, 500 nitine ja läikiva kattega. HP aga selle eest on puutetundlik, 700 nitine, matt ja lausa 14 tolli. Kõige kihvtim eripära on privaatsuse ekraan, mille saab nupust sisse ja välja lülitada. Nii ei saa kõrvalised isikud sinu suuri ärisaladusi piiluda. Kõik rünnakud aga ei tule kõrval lauast. Kuidas masinate muud turvasüsteemid on? HP 1040 on sellele päris palju rõhku pandud, alates eelmainitud privaatsuse ekraanist kuni SureStarti ja Clickini. Esimene hoiab pahavaralisi eemal läbi eraldi kiibi, kontrollides BIOSi tarkvara puhtust. HP SureClick hoolitseb aga turvalise netis surfamise eest läbi eraldi brauseri, mis kapseldatakse sessiooni ajaks justkui virtuaalne masin. Sessiooni lõppedes sulgetakse ka niinimetatud virtuaalmasin. MacBook Pro süsteemid pole aga nii edevad, piirdudes kapotialuse turvalisusega, millest palju ei räägita, ja elementaarsed asjad, nagu mitteametlikust kohast ostetud aplikatsioonide avamise piirang, võimalus krüpteerida oma kõvaketast ja tulemüür, mis annab teatud sorti turvalisuse. Kuidas aga andmete sisestamine käib? See on PowerBook G4 aastast 2004. Nuppude teekond oli pikk ja nupud olid väga mehaanilise tunnetusega. 2006 aastal tutvustas Apple veidi teistsuguse ehitusega klaverit. Nuppude vahet muudeti suuremaks, mehhanism lihtsamaks ja teekond lühemaks. Aga kirjutamine neil seadmetel oli endiselt suurepärane. Tööstuse soov aga muuta masinad kergemaks ja õhemaks tähendas ka järeleandmisi klaviatuuride osas. Siin jõuamegi Apple'i praeguste klaveriteni. Õnneks on alles veel taustvalgustus,
aga nuppude teekond on pea olematu ja päevast päeva sellise asjaga kirjutamine vajab harjumist. See klaver ei kannata ka tilkagi vedelikku ning veidi guugeldades tuleb ette hunnik muresid, mis on toonud Apple'ile väga palju probleeme. Pisikesed tolmukübemed võivad terve mehhanismi ära lõhkuda. Õnneks on HP valikud olnud paremad. Teekond on piisav, nupud vaiksed ja üldine kasutamine mugav. Kõigele lisaks kasutatakse spill-proof süsteemi, et iga piisa pärast muretsema ei peaks. Hea klaviatuur on üks olulisemaid sülearvuti komponente ja erinevalt Apple'ist teeb HP seda õigesti. Järgmine aspekt on trackpad. Siinkohal on Apple pikalt kuningas olnud. Viimane on suur, heast materjalist ning erinevad viiped toimivad macOS-iga oluliselt paremini kui HP pigem pisike ja veidi tuim puuteplaat. Paljud pikaaegsed Maci kasutajad ei tea, et Windowsis on juba mõnda aega nii nimetatud gesture'id ehk žestid olnud, muutes akendevahelised navigeerimised mugavamaks, aga macOS-i lahendus on sujuvam. Mina kui pikaajaline Maci kasutaja olen õnnelik, et rüperaalide maailm on muutunud kirjumaks. Täna on enamus tootjatel olemas niinimetatud äriklassi masinad, mis näitavad MacBook Prodele enamus aspektides koha kätte. Paljudel meist on sisse jäänud tunne, et PC rüperaal on odavatest komponentidest, plastikust kesta, halva ekraani, olemata akueluea, aeglase operatsioonisüsteemiga koledad ja ebaturvalised kastid. HP 1040 lükkab kõik eelnevad väited ümber. Alumiiniumist korpus ja mill standard annavad aimu kvaliteedist nii materjalis kui komponentides. Aku eluiga on fantastiline ja terve ports kaitsemehhanisme nagu HP SureClick ja Start muudavad kasutamise oluliselt turvalisemaks. Operatsioonisüsteemi vallas on Windows teinud suure edasimineku. Süsteem on muutunud stabiilsemaks ning žestid teevad kasutamise tõhusaks. MacBook Pro on olnud aastaid täpselt samasugune. Kena disainiga, õhuke, kerge ja igapäeva tööasjad saab tehtud. Nende kahjuks räägivad aga ohverdused nagu väike kogu sporte, koledalt klõbisev klaver ja huvitavad probleemid ekraanikaablitega. Selle konkreetse isendi nimes Pro on veidi liialdus. Rüperaali ost on suur otsus ning mõistlik on spetsialistidega enne seda konsulteerida. Näiteks HP puhul on mõistlik jalutada sisse laptopid.ee esindusse Tallinnas Tartu maantee 83. Väga suur valik sülearvuteid on koha peal olemas, kus nõu ja jõuga aitavad oma ala spetsialistid. Kui kohale pole võimalik minna, siis helista, kirjuta või luura e-kauplust. Kontaktid on all kirjelduses. Vajuta kindlasti ka subscribe nuppu. Kui meeldis, pöial üles, kui ei, alla. Kui sul on mõtteid, ideid, mida soovid meie ja kõikide teistega jagada, jäta kommentaar alla. Aitäh!